usaldame seda valitsust, kas meie rahvas usaldab seda valitsust või mitte. Loomulikult, arvestades kõiki neid tegusi, väljaütlemisi ja ka viimaseid, miks viimaseid, ma arvan, see on viimase 2 aasta küsitlusi, siis selge on see, et rahvas rohkem seda valitsust ei usalda. Kas on antud ka põhjus selleks? Loomulikult ja kuhjaga. Kapaga, nagu Urmas, hea kolleeg, ütles. Ja ma toon välja teile just nimelt viimased sellised teod, väljaütlemised, mis kinnitavad seda, et me ei saa seda valitsust usaldada. No alustame siis viimasest ülestunnistusest, mis tuli Pärtel-Peeter Pere suust. Meie siin Tallinnas, siin suvel, see on tema sõnad, volikogus mängisime lihtsalt Tallinna inimestega, mängisime teemaga, mis puudutab lasteaia kohatasu vabastamist. Pärtel-Peeter Pere tunnistas otse eetris TV3 uudistes, tema ei ole kunagi seda toetanud ja ei hakkagi toetama, aga kuna tuli Reformierakonna käsk ülevalt juhatuse poolt, et seda tuleb teha, siis ta seda küttis lõpuni nii kaua, kuni see koalitsioon läks lõhki. Ja andis käsu Reformierakonna juhatus. Ja see oli tema nii-öelda ülestunnistus otse eetris. Ja nüüd on küsimus, et aga tuletame nüüd meelde, kui veenvalt ta seda kõike esitas meile, kui olulised on lapsed, kui oluline on, et lasteaiatasu nii-öelda jääks ära ja kõike nii edasi. Möödus 3 kuud, ütles, et tegelikult ma valetasin teile näkku, ma ei ole kunagi seda uskunud ja tegelikult see on väga halb mõte. Härra Laats, ma tuletan meelde, meil on jäätmeseadus. Aga ma jõuan sinna, aga see on väga oluline. Nüüd, kuidas me saame Reformierakonda usaldada, kui ühel päeval kiidetakse taevani ühte otsus ja teisel päeval, aga tegelikult me ei ole kunagi sellest uskunud. Ja vot selle seadusega on, ma arvan, täpselt samamoodi. Keegi on pannud teile need sõnad suhu, ju siis Reformierakonna juhatus, ja teie ülesanne siin samas Riigikogu saalis kahjuks, ma teen järelduse sellise, te peate seda kiitma taevani, kui hea seadus nüüd see tuleb. Ja ma tuletan lihtsalt meelde, et see sama valitsus siin ja see koalitsioon on tegelikult ju pantvangi valitsus. See ei ole juba ammu demokraatlikel alustel toimiv valitsus ega koalitsioon. Kui ühest küljest öeldakse, et tegelikult me peaksime siin samas saalis võtma vastu ühe seaduse, mis selgelt halvendab meie olukorda, ma räägin praegu hasartmängumaksu langetamise seadusest, kus ka reformierakondlased tunnistavad, et see seadus ei ole hea, et neid sunniti tegelikult seda seadust toetama. See oli kõik jällegi otse eetris ja see on reformierakondlaste siis välja öeldud sõnad. Ja see lähtuvalt sellest, see ongi ju tegelikult pantvangi valitsus, kus ei ole rohkem mingisuguseid lähtepunkte, mille osas võiks öelda, et tõesti, et siin lähtutakse oma otsustes riigimehelikkusest. Ja nüüd jõudes jäätmereformi juurde, siis loomulikult kõik, mis puudutab erinevaid mõjuanalüüse, siis neid siin ei ole. Ja me oleme selgelt küsinud, kui palju siis kokkuvõttes see lugu läheb maksumaksjale maksma. Ja siis on öeldud meile, tegelikult hinnad ei tõuse. Teiselt poolt planeeritakse maksulaekumist. Aga kui maksude laekumist planeeritakse päris suures mahus sellest valdkonnast ja teiselt poolt ei planeerita, et see kuidagi mõjutab lõpptarbija hinda, aga siin mul küsimus, et aga kuidas siis need tulud tõusevad? See ei ole lihtsalt võimalik. Kui on kuskilt tulude tõus, siis järelikult peab need tulud kuskilt saama. Järelikult lõpptarbijad ikkagi maksavad kinni. Järelikult need hinnad ikkagi lõpptarbijatele tõusevad. Paluks 3 minutit juurde. 3 minutit lisaks. Ja sellest lähtuvad. Loomulikult ka meie toetame katusorganisatsioonide seisukohti. On see siis Eesti Ringmajandusettevõtete Liit, Toiduliit, Tööandjate Liit, kes selgelt ütlevad, et kui selle jäätmereformide rakendate, siis elu meil paremaks ei lähe, vaid läheb kallimaks. Nii et veel kord, arvestades viimaseid Reformierakonna liikmete väljaütlemisi, ülestunnistusi,
kuidas see, ja siin joonistub välja tegelikult nende muster, töömuster, ja seda töömustert me näeme ka siin. Nii et loomulikult Keskerakonna fraktsioon seda eelnõud ei toeta. Aitäh!